Tere! Mina olen Liina Käär, Tõstamaa osavalla giid ning sotsiaaltöö nooremlektor Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis. Oled vaatamas juhendmaterjali giididele, mis valmis koostöös aktsiaselts Hoolekandeteenused ja MTÜ Eesti Maaturism Interreg-projekti Accessible Hiking raames. Jagame sinuga kogemusi väljasõidult Ranniku matkaraja Tõstamaa lõigule 2024. aasta detsembris. Väljasõidul osales 18 intellektipuudega inimest, nende 2 tegevusjuhendajat ning 3 meeskonnaliiget MTÜ-st Eesti Maaturism. Alustasime teekonda Pärnust ning sõitsime läbi Audru, Lindi, Pootsi, esmalt Väratikülla, siis Tõstamaa Alevikku ja sealt Kastna külla. Tagasisõit Pärnusse kulges läbi Ermistu ja Kihlepa küla. Järgnevas videos selgitame lühidalt intellektipuude olemust ning seejärel juba meie kogemusi väljasõidult. Head vaatamist! Intellektipuudega inimeste osakaal on 1–2% elanikkonnast. Intellektipuue tähendab, et inimese erinevad kognitiivsed võimed on piiratud, samuti puudub tal abstraktne mõtlemine ning vähenenud on õppimisvõime. Intellektipuudega inimestel on seoste loomise oskus ning orienteerumisvõime piiratud. Samuti on vähenenud nende sotsiaalsed oskused, näiteks empaatia, eneseväljendus, suhtlemine teiste inimestega. Intellektipuudega inimeste maailmakäsitlus on lihtne ja konkreetne. Kerge ja mõõduka intellektipuudega inimesed saavad hästi hakkama igapäevase elu ja tegemistega, kui neile pakkuda sobivat tuge. Kerge intellektipuude puhul vastab inimese vaimne vanus vanusele 9–12. Puue võib häirida õppimist või keeruliste ülesannete täitmist. Mõõduka intellektipuude korral on inimese keskmine vanus vahemikus 6–9 aastat. Mõõduka intellektipuudega inimesed suudavad suhelda lihtsat keelt kasutades, kuid nende sotsiaalsed ja kohanemisoskused on piiratumad. Nad vajavad igapäevases elus erineva tasemega abi. Täiskasvanud intellektipuudega inimesi ei tohi kohelda lapsena, sest nende maailmapilti ja käitumist mõjutab nende personaalne elukogemus ja vananemine, millega kaasnevad muudatused nii inimese sotsiaalses, emotsionaalses kui füüsilises minas. Kuigi intellektipuudega inimesed erinevad oma võimete, teadmiste ja oskuste poolest ülejäänud inimestest, on nende soovid meelelahutuse ja vahelduse osas samasugused kui igal teiselgi. Igapäevaelu rikastavad uued inimesed, uued paigad, uued kogemused ja uued elamused. Giiditöö eesmärgiks on tutvustada ja olla külalisele teejuhiks uutes ja tundmatutes kohtades, aidata avastada uusi teadmisi ja paiku. Meie viisime Ranniku matkarajale grupi intellektipuudega inimesi, kellele soovisime tutvustada matkarajal pakutavaid loodus- ja kultuuriväärtusi ning teha seda viisil, mis pakuks neile toreda elamuse loodusest ja ümbruskonnast. Iga väljasõit, ekskursioon või matk vajab giidilt eelnevat ettevalmistust ning pakkudes uusi elamusi erivajadusega inimesele ongi ettevalmistav töö veelgi olulisem. Ettevalmistus väljasõiduks Ranniku matkarajale algas matka planeerimisega, mille puhul lähtusime järgmistest punktidest. Väljasõidu kestuse pikkus, mis pakuks elamuse, kuid ei oleks liiga väsitav. Erinevad tegevused, mis võimaldavad nii aktiivset osalust kui ka omaette olemist. Grupi suurus ja saatjad. Intellektipuudega inimeste jaoks on suurimaks abiks teise inimese toetus, kelle kohalolek ja kellega suhtlemine pakub parimat turvatunnet. Ekskursioonil olid lisaks giidile kaasas 2 tegevusjuhendajat ja 3 väljasõidukorraldusega seotud inimest. Informatsiooni jagamine. Valmistasime ette väljasõitu tutvustava lehe, kus oli kirjas väljasõidu kuupäev, kestus, milliseid huviväärsuseid külastatakse ja millised tegevused plaanis on. Samuti oli lisatud giidi kontaktid ja foto. Infoleht võimaldas tegevusjuhendatel grupile infot jagada ja tutvustada giidi, kellega koos väljasõidule mindi. Suhtlemine. Enne väljasõitu suheldi aktiivselt aktsiaselts Hoolekandeteenuste töötajatega seoses erinevate korralduslike küsimustega. Rõhutati ühtlasi seda, et väljasõit toimub talvisel ajal ja et kõik osalejad paneksid ennast soojalt riidesse.
Samuti andis suhtlemine turvatunde kõikidele osapooltele, et on täpselt aru saadud, kuidas ja mismoodi ekskursioon toimuma hakkab. Väljasõidu läbiviimine hõlmas kõiki giidi tavapäraseid tegevusi, inimeste bussi peale võtmist, sõitu sihtpunkti, vaatamisväärsuste ja piirkonna tutvustamist, erinevate planeeritud tegevuste läbiviimist väljasõidul, ootamatuste lahendamist, külaliste vajaduste eest hoolitsemist, tagasiside küsimist ning taas koju sõitmist. Giid järgis tegevuste läbiviimisel kõiki tavapäraseid giiditööga seotud nõudeid, alustades bussijuhi tutvustusest kuni vaatamisväärsuste näitamiseni. Samas lähtuti kogu väljasõidu ajal sihtgrupist ehk intellektipuudega inimestest, kellega töötades on oluline mõelda järgmiste aspektide peale. Giidi avatud, soe ja positiivne hoiak. Intellektipuudega inimesed on sõbralikud ja meelsasti valmis suhtlema, kui need koheldakse soojalt, võrdväärselt ja lugupidavalt. Lihtne keel ja vaatamisväärsuste tutvustamine viisil, mis ei koorma liigse spetsiifilisuse ja detailirohkusega. Intellektipuudega inimeste kognitiivsed võimed on vähenenud. Neil on raske mõista võõrsõnu, mitmetähenduslikke sõnu ja lauseid, mõista abstraktseid termineid ja teemasid ning luua seoseid. Seepärast on oluline, et giid räägiks selgelt, lihtsate sõnadega ja jagatud info oleks üheselt mõistetav. Mõõdukas tempo. Kogu ekskursiooni vältel on oluline, et külalised saavad tunda end mugavalt ning ei tekiks pinget kuhugi hilinemise ja millestki ilmajäämise pärast. Liigne tempo tekitab ärevust ja ebaturvalisust. Giidi rahulik olek ja sujuv korraldus aitab külalisel paremini nautida väljasõitu. Valmisolek suhelda ja vastata kõikidele küsimustele ning teemadele, millest külalised soovivad rääkida. Paljud intellektipuudega inimesed on suhtlemisaltid ja soovivad uute inimestega suhelda ka neil teemadel, mis ei ole seotud tingimata väljasõiduga. Kordamine. Jaga kogu väljasõidu ajal infot, mida päeva jooksul tehakse, milline tegevus on järgmine, millal kuhu edasi minnakse või mida ette võetakse. Kordamine annab külalistele turvatunde ja info sellest, mis teda ees ootab. Aja sisustamine. Pikemate bussisõitude ajal võib kergesti tekkida tüdimus, mistõttu on sobilik sõidu ajal rääkida väljasõidu teemaga seotud lugusid, juhtida külaliste tähelepanu teekonnale jäävatele objektidele või muule tähelepanu äratavale. Meie bussisõidu ajal jooksis üle tee rebane, kel oli suus hammaste vahel ka värskelt püütud saak. See andis hea võimaluse rääkida loodusest ja nähtu üle mõtteid vahetada. Tegelemine ootamatustega. Igal väljasõidul võib tekkida suuremaid või väiksemaid ootamatusi. Meie väljasõidul selgus, et esimeses bussis, millega sõitu alustasime, ei töötanud puhurid, mistõttu tuli buss ümber vahetada. Sõitsime selleks ettevõtte bussiparki, kus külalised pidid ühest bussist teise ümber kolima. Iga sellise viperuse puhul on parimaks lahenduseks ebamugavuse asemel leida juhtumi positiivne külg. Meie ekskursioonil osalejad said näha busside kodu ehk bussiparki. Lisaks oli võimalus käia tualetis. Planeeritud päevakavasse lisasime ekskursiooni käigus veel külaskäigu Tõstamaa mõisa. Seda algselt plaanis ei olnud, kuid külmast ilmast tulenevalt osutus see väga heaks lahenduseks. Saime sealt kaasa võtta värske kuuma tee, käia soojas tualetis ning lisaks vaadata mõisa muuseumis olevat poolpaadi mudelit ja kuulda kummituslugu. Väikesed üllatused ja mugavused on alati head meeleolu loojad. Siiski on oluline anda sellest eelnevalt teada, ehk meie rääkisime sellest külalistele bussisõidul juba Pärnust Tõstamaale, samuti enne Värati Ninale minekut, et teeme väikese põike vahepeal ka Tõstamaa mõisa. Miks me seda teeme ja mida me seal siis ette võtame? Paku lihtsaid, aga lõõgastavaid tegevusi, mida looduses käies ikka ette võetakse. Tuttavad ja teadaolevad tegevused ei tekita stressi ning võimaldavad külalistel jagada oma eelnevaid kogemusi ja teadmisi. Üllatusena võib tuntud tegevustesse pakkuda midagi, mida võib-olla paljud pole varem teinud. Meie korraldasime pikniku Kastna poolsaarel Sepamaa rannas, kus küpsetasime lükkel vorstikesi ja vahukomme.
Paljud väljasõidul olnud intellektipuudega inimesed olid ise lõket teinud ja vorstikesi küpsetanud, aga vahukomme mitte kunagi nõnda söömiseks ette valmistanud. Abistamine. Intellektipuudega inimesed vajavad igapäevastes tegevustes erineval tasemel abi. Võtsime väljasõidul ranniku matkarajal ette ka väikese väljakutse ehk proovisime õppida tegema meremehe sõlme, mis oli mõnele külalisele lihtsam, teisele keerulisem, aga proovida tahtsid seda teha kõik külalised. Selliseid tegevusi planeerides on oluline, et giid ei jääks üksi grupiga, vaid tal oleks abilised, kes aitavad tegevust läbi viia. Meie väljasõidul oli kaasas lisaks intellektipuudega inimestele 2 tegevusjuhendajat ja 3 meeskonnaliiget. See võimaldas meremehe sõlme õppimisel toetada ja suhelda kõigi intellektipuuetega inimestega. Tähtis on see, et keegi ei tunneks, et on üksi jäetud. Väljasõidu lõpetamine. Uued tegevused ja elamused muutuvad eredamaks, kui need on võimalik teistega jagada ja enda jaoks taaskord läbi elada. Väljasõitudel aitab elamusi kinnistada intellektipuudega inimeste jaoks päris mitu erinevat aspekti. Kokkuvõtte tegemine väljasõidust. Tagasisõidul Pärnusse kordasime üle päeva jooksul tehtud tegevused ja külastatud paigad. Küsimuste esitamine ja võimaluse andmine peegeldamiseks. Meie väljasõidul said kõik soovijad välja tuua neile enim meeldinud ja meelde jäänud kohad, tegevused või emotsioonid. Paljud osalejad jagasid oma tundeid ja kogemusi meelsasti. See reis oli väga huvitav. Sai majast välja ja mina olen maapoiss olnud. Kogu aeg olen maapoiss olnud ja metsades ja looduses meeldib mul alati igal pool olla. Väljasõidu meenutamine kodus. Palusime väljasõidul osalenud tegevusjuhendajatel koguda tagasisidet intellektipuudega inimestelt ka siis, kui ollakse juba koju jõudnud. Ühelt poolt andis see meile väärtuslikku infot külaliste kogemuste kohta, kuid teisalt said väljasõidul osalenud inimesed oma elamusi uuesti värskendada. Tänamine ja head aega jätmine. Kõigile inimestele on oluline lugupidav kohtlemine ning vahetu suhtlemine. Tänasime ja jätsime hüvasti personaalselt iga osalejaga. Kokkuvõtteks. Intellektipuudega inimesed on avatud ja soe sihtgrupp, kes meelsasti osalevad erinevatel ekskursioonidel ja väljasõitudel. Kuigi igapäevaelus on neile oluline rutiin ja kindel turvatunne, vajavad nad uusi kogemusi ja elamusi, mis rikastavad nende maailma. Seepärast julgustame teid just seda sihtgruppi rohkem ekskursioonidele ja väljasõitudele kaasama. Ma olen isegi matkafänn. Soovin teile kõigile jõudu matkale ja aitäh!